Ameerika unelm on surnud. Selle ülespuhutud laip lebab lahkamislaudadel ja on vaid üks kahtlusalune. 1968 aastal suutis miinimumpalga saaja, kes teenis $1.60 tunnis, osta maja, mis maksis 7,5 korda tema aasta sissetuleku. See oleks tänapäeva rahas $14.90 tunnis. Täna on föderaalne miinimumpalk $7.25, mis on poole väiksem kui 1968 aastal. Ja keskmised kodud maksavad kuni 6 korda aasta sissetuleku. Isegi magistri- või doktorikraadiga inimene ei suuda üüri maksta. Need ei ole lihtsalt numbrid, vaid tõendid. Mina olen Josh ja tänases saates The Infographic Show paljastame, kuidas beebibuumerid hävitasid Ameerika unistuse. Esimene peatükk – jälgi raha. Alustame kuriteopaigast, puutumatust versioonist, kontrollgrupist, tõestusest, et süsteem töötas enne, kui keegi sekkus. 1976. Aastal teenis UC Berkeley haljastustöötaja miinimumpalka ehk $2 tunnis, töötas suvel 12 nädalat ehk 480 tundi ja teenis kokku $960. UC Berkeley aastane õppemaks tol aastal $637. Ta kattis ühe suvega 150% oma õppemaksust. Tal jäi üle $323 sellisteks asjadeks nagu raamatud, üür, elamiskulud. See on Ameerika unelm oma puhtaimas vormis. Inimene, kellel pole kraadi, tutvusi ega pärandatud varandust, kuid kellel on tugev töötahe, saab oma hariduse eest maksta ja tal jääb piisavalt üle, et elada korralikku elu. Aga see haljastaja aastal 2026. California miinimumpalk on nüüd $16.90 tunnis. Haljastaja töötab sama palju tunde. Ta teenib veidi üle $8100, aga UC Berkeley õppemaks, see maksab sulle $14,200 aastas. Tema töö katab umbes 57% õppemaksust. Tal jääb puudu üle $6100 ja see on rohkem kui 2 korda suurem kui föderaalne miinimumpalk. Föderaalse määraga $7.25 tunnis peaks ta töötama peaaegu 2000 tundi ehk 49 nädalat täiskohaga tööd, et ainult õppemaksu tasa teenida. Kas haljastustöötaja muutus kuidagi laisemaks? Kas ülikool muutus kuidagi paremaks? Või hakati lihtsalt numbreid relvana kasutama? Beebibuumerid moodustavad tänases USA elanikkonnast 20%, kui nad kontrollivad $85 triljonit varasid, mis on 51,4% kogu Ameerika rikkusest. Viiendik inimestest, rohkem kui pool rahast, milleniaalid, nemad moodustavad 21,8% elanikkonnast, peaaegu sama palju kui beebibuumerite põlvkond, kui nad kontrollivad vaid $18 triljonit, umbes 10,3% riigi rikkusest. Teeme selle konkreetsemaks. 1989 aastal kuulus 70-aastastele leibkondadele umbes viiendik riigi rikkusest. See oli loogiline, nad olid terve elu töötanud ja säästnud. Aga aastaks 2025 kontrollivad üle 70-aastased leibkonnad juba 32% rikkusest. See tähendab 63% kasvu rikkuse koondumises eakate seas vaid 36 aastaga. Samal ajal nooremate põlvkondade osa vähenes järsult. Kuidas nad seda tegid? Aktsiad. Beebibuumi põlvkond omab $25,15 triljonit aktsiates, mis moodustab 54% kõigist Ameerika börsil kaubeldavatest aktsiatest. Millenialid omavad $3,9 triljonit aktsiates, mis on vaid 8,2% turust. Beebibuumi põlvkond kontrollib 6,5 korda rohkem aktsiavarandust kui millenialid. Ja taas, elanikkonna suurus on sama. Mitte kusagil pole see selgem kui kinnisvara valdkonnas. Beebibuumi põlvkond omab peaaegu $19,7 triljonit kinnisvaras, millenialid umbes 9,8 triljonit, täpselt poole vähem, aga pea meeles, et nad on sama suurusega põlvkonnad. Hiljutin Macro Edge'i postitus tõi esile silmatorkava trendi. Aastatel 1960 kuni 2025 langes kõigi 30-aastaste seas nende osakaal, kes on nii abielus kui ka oma kodu omanikud 52%-lt 12%-le. Teisisõnu, tänapäeval vastab vaid umbes iga 8. 30-aastane mõlemale kriteeriumile. See langus on peamiselt tingitud sellest, et vähem noori abiellub, mitte ainult koduomanike arvu vähenemisest. Üldine koduomandi määr on tegelikult tõusnud 62%-lt 1960 aastal 65%-ni praegu. Kuidas see võimalik on? Beebibuumerid ostavad mitu kodu. Teised kodud, investeerimisobjektid, Airbnb-d. Turg ei ole külmunud, see on lihtsalt ühe põlvkonna käes kinni. See erinevus ei ole juhuslik. See on protektsionistliku süsteemi tulemus, mille beebibuumerid ise lõid. Endiselt märkimisväärne, endiselt mugav. Keskmisel beebibuumeril on netoväärtus umbes $1,6 miljonit. Mediaanväärtus on $387 200. Pärast aastakümnete pikkust tööd on neil mugav ja turvaline elu. X põlvkond jääb maha, nende keskmine netoväärtus on umbes $976 000 ja mediaan $247 000. See on märkimisväärselt vähem kui beebibuumeritel.
Millenialid jäävad veelgi rohkem maha, nende keskmine netoväärtus on 366 000 ja mediaan vaid 87 300. See on umbes viiendik sellest, mis on beebibuumeritel. 3 põlvkonda, 1 redel ja inimesed allosas upuvad. Aga siin on osa, mis paneb kõigele punkti. Beebibuumerist isa tunnistus, mida isegi nemad ei saa eitada. Aastaid olid oma pojale loenguid pidanud, et poeg otsib maja, mis käib talle üle jõu. Poeg, tüdinud sellest, esitas isale väljakutse. Mine ja leia täna maja selle hinnaga, mida sa arvad mulle sobivat. Ja isa otsis tunde. Ta tuli tagasi kahvatu näoga. See pole lihtsalt kallis, tunnistas ta. See on võimatu. Sa mängid vildakat mängu. Isa maksis oma esimese kodu eest 1980 aastal $25 000, mis inflatsiooni arvestades oleks 2025 aasta rahas $93 000. Tänane mediaanne koduhind on veidi alla $417 000. See on 4,5 korda kallim. Isegi pärast inflatsiooni arvestamist suutis ta selle oma vanuses endale lubada. Tema poeg ei suuda. Sama töökus, sama riik, erinev matemaatika. Teine Redditi kasutaja jagas oma vanaisa lugu. Ta ostis 1970 aastal 6 magamistoaga maja $40 000 eest. Täna on selle väärtus $950 000. Inflatsiooni arvestades on see $40 000 võrdne $333 000 2025 aasta rahas. Maja maksab ikkagi $617 000 rohkem, kui ainult inflatsiooniga arvestades võiks eeldada. See ei ole turumajandus, see on väljapressimine. Praeguse olukorra kaitsjad armastavad üht kindlat vastuväidet. Loomulikult on beebibuumeritel rohkem vara. Nad on vanemad. See on lihtsalt elutsükli majandus. Ja jah, varandus tõepoolest kasvab vanusega. See osa on tõsi, aga elutsükli mustrid ei selgita, kui järsuks see kõver muutus. Eelmised põlvkonnad jõudsid varanduseni järk-järgult. Beebibuumerid jõudsid varade hüperinflatsiooni. Viiendik elanikkonnast, kelle käes on üle poole kogu varandusest, ei ole jõukus, see on ahnitsemine. Ja mida nad ahnitsesid, selle nad ka võtsid. Palkadest, eluasemest, maksudest, pensionidest, tulevikust. Nad ei saanud lihtsalt rikkaks, vaid hoolitsesid selle eest, et keegi teine ei saaks. Ja just sinna viib ka tõendite rada edasi. Teine peatükk, eluasemeredel, mille nad üles tõmbasid. Me peame vaatama eluasemeturult väljatõrjumise teadlikke mehhanisme, et mõista, miks süsteem oli beebibuumerite poolt viltu keeratud. 1970 aastal maksis keskmine kodu 2,4 korda rohkem kui keskmine leibkonna sissetulek. Mitte lihtne muidugi, aga saavutad. Sa töötasid mõned aastad, kogusid sissemakse jaoks raha ja siis ostsid endale ja oma perele kodu. 2025 aastal maksis keskmine kodu juba 5,6 korda rohkem kui keskmine leibkonna sissetulek. See on 133% tõus selles suhtes. Aga see ei tee vahet linnade tiheduse põhjal. Linnades, kus töökohad tegelikult olemas on olukord palju hullem. San Jose's, Silicon Valley südames, maksab keskmine kodu 10,5 korda rohkem kui keskmine leibkonna sissetulek. Los Angeleses on see 12,5 korda rohkem. Miami's on see 8,7 korda. Tavalisele Jaanile pole nendes kohtades maja tegelikult kättesaadav. See on kas päranduseks saadud loteripilet või privileeg, mis on reserveeritud ühiskonna koorekihile. Tänapäeva esimese koduostja keskmine vanus on 40 aastat, 1980. Aastal oli see 29. Inimesed peavad enne turule pääsemist ootama veel ühe lisanduva kümnendi, mille jooksul neil tüüri välja pigistatakse. Aga kuritegu ulatub ka pakkumise kägistamiseni. Pärast 1968 aasta õiglase eluaseme seadust, mis ähvardas valged linnaosad integreerida, reageerisid äärelinnad 1970-ndatel välistava planeeringuga. Äkitselt oli 75% Ameerika linnade elamumaast reserveeritud ainult ühe pere elamutele. Omavalitsused kehtestasid kruntide miinimumsuurused, mõnes kohas 3-10 aakrit. See oli mõeldud selleks, et tõrjuda välja kõik, kellel pole märkimisväärset kapitali. Eluaset hakati tol ajal käsitlema kasvuaktsiana, mitte stabiilse blue chipi aktsiana. See oli investeering, mitte pelgupaik. San Francisco tsoneerimispiirangud tõstavad maa hinda ühe maja kohta $400 000 võrra. Nüüd ütleb 43% beebibuumeritest, et nad ei müü kunagi oma kodu. Mitte kunagi. 56% on elanud oma praeguses kodus üle 10 aasta. Tühja pesaga. Buumerid omavad 2 korda rohkem 3 või enama magamistoaga kodusid kui lastega milleniaalid. 30 suurest kodust on hõivatud tühja pesaga inimestega. Lastega milleniaalid omavad vaid 14,2% suurtest kodudest. Matemaatika on lämmatav. Ainult 25 kodu 1000-st vahetas omaniku 2024 aasta esimese 8 kuu jooksul. See oli madalaim omaniku muutuse määr aastakümnete jooksul. Aastatel 1970 kuni 1980, kui beebibuumi põlvkonnal oli kodusid vaja, kasvas elamute arv 29%. Ehitustegevus plahvatas, et nõudlust rahuldada.
Pärast 2008 aastat, kui millenniumi põlvkonnal oli kodusid vaja, varises ehitus kokku. Babybuumi põlvkond ehitas redeli siis, kui neil seda vaja oli. Siis hääletasid nad tsoneerimisseaduste poolt ja hoolitsesid selle eest, et seda ei saaks enam uuesti üles ehitada. Nad istuvad ülisuurtes kodudes, mida nad keelduvad müümast isegi röövellike hindadega, takistades pakkumist ja tõstes hindu. Ja kuidagi suudavad nad ikka veel oma lapsi süüdistada selles, et nad ei tööta piisavalt kõvasti. 3. peatükk. Kraadimaks. Babybuumerid ei jätnud nooremaid põlvkondi ilma ainult eluasemest. Nad panid noored ka maksma selle eest, et nad saaksid üldse konkureerida. 1981 aastal teenis laps, kes töötas KFC-s kanakoppide müüjana, $3 tunnis. See oli okei, ta sai ikkagi ülikooli minna. Täna on olukord hoopis teine. Mõtled, mis muutus? 1960-ndate lõpus ja 1970-ndate alguses toetas Sotsiaalkindlustusamet ülikooli õpinguid noortele, kelle vanemad olid surnud, puudega või pensionil. See oli tänapäeva rahas umbes $32 000. Kuna paljud babybuumerite vanemad olid teeninud Ameerika maailmasõdades, aitas see föderaalprogramm paljudel buumeritel ülikooli minna. See lõppes 1980-ndatel, nii et need, kes said sellest osa, pääsesid sisse. Ja siis pandi uks kinni. Föderaalsed toetused aitasid tol ajal palju, sest ülikool oli palju taskukohasem. Keskmine avaliku ülikooli 4 aasta õppemaks 1963 kuni 1964 aastal inflatsiooni arvestades oli veidi üle $4900. Aastaks 2022-2023 oli see tõusnud veidi alla $14 700. See on 197% tõus pärast inflatsiooni arvestamist. Kolledži maksumus 3-kordistus ostujõudu arvestades. 1990-ndatel maksis kolledž umbes 18% leibkonna mediaansissetulekust. Täna maksab avalik ülikooli õppemaks umbes 35% mediaansissetulekust. Õppemaks on 2-kordistunud 2 aastakümne jooksul. Erakõrgkoolid maksavad täna 137% mediaansissetulekust. See on loomulikult rohkem kui terve aasta palk enne makse. 1970 aastal kattis 250 tundi miinimumpalgaga töötamist 1 aasta avaliku kolledži õppemaksu. Aastaks 2020 kulus selleks üle 1000 tunni. Penn State ülikoolis kulus 1985. Aasta õppemaksu tasumiseks 19 nädalat täiskohaga tööd. Aga 1995. Aastaks tõusis aeg, mida tudeng pidi töötama, 29 nädalani. 2014 aastaks oli see tõusnud 57 nädalani, täpselt 3 korda kauem sama kraadi ja sama asutuse puhul. Babybuumi põlvkond käis ülikoolis ajal, mil maksumaksjad maksid enamiku kuludest kinni. Siis kärbiti avalikku rahastust. Ülejäänud koormus pandi tudengite ja nende vanemate õlule. Asi läheb veel hullemaks. Föderaalse üliõpilaslaenu võlg on alates 2007 aastast enam kui 2-kordistunud. X-põlvkonnal on laenuvõtja kohta kõige suuremad laenusummad, umbes $44 300. Millenniumi põlvkond ei jää palju maha, nende keskmine laenusumma on umbes $40 400. Isegi babybuumerid, põlvkond, kes käis ülikoolis enne kui üliõpilasvõlad üldse massiliseks nähtuseks said, omavad nende seas, kellel veel võlg on, keskmiselt $41 900. Aga siin on oluline asümmeetria. 2021 aastal oli ainult 6,6% babybuumeritest üliõpilasvõlg, samas kui umbes 25,5% millenniumi põlvkonnast oli see olemas. Täna on X-põlvkonna üliõpilasvõlg umbes $600 miljardit. Babybuumerid said subsideeritud hariduse, siis nad kärpisid neid subsiidiume. Nad muutsid kraadid korraliku elatustaseme saavutamiseks kohustuslikuks. Nad tegid kraadid kallimaks kui sinu sissetulek. Siis said neist laenuandjad. Aga kindlasti nad rahastasid valitsust, kes oleks saanud aidata, eks? 4. peatükk. Maksurööv. On aasta 1981 ja president Ronald Reagan on just astunud ovaalkabinetti koos plaaniga. Tolleaegne kõrgeim maksumäär, mida ülirikkad maksavad, on 70%. Reagani esimese ametiaja lõpuks on see langenud 50%-ni. Teise ametiaja vahevalimisteks on see 28%. Nad vähendasid seda poole võrra ja siis veel poole võrra. Seda nimetati tilkumismajanduseks. Aga alla tilkus ainult arve. Riigi võlg Reagani ajal 3-kordistus, kasvades $997 miljardilt $2,85 triljonini. See on nagu 3 krediitkaardi limiidi täiskasutamine ja oma lastele ütlemine, et küll nemad selle välja mõtlevad. Föderaalne eelarve puudujääk jõudis 6%-ni SKP-st. Valitsus kaotas esimestel aastatel 9% kogu oma tuludest. Reagani maksukärbed on alates 1981 aastast lisanud riigieelarve puudujäägile $10 triljonit. Aga see pole veel kõik. Kui president George W. Bush tuli ametisse 2009. aastal, läksid tema maksukärped 10 aasta jooksul hinnanguliselt maksma $1,7 triljonit.
kõige jõukam 1%, riskifondide juhid ja tegevjuhid said keskmiselt $57 000 aastas maksukärpeid lihtsalt niisama. 2018. aastaks lisasid Bushi maksukärped igal aastal eelarve puudujäägile $500 miljardit. Ilma nende kärbete ja ilma pärast 9-11 alanud sõdadeta Iraagis ja Afganistanis oleks võlakoormuse suhe SKP-sse jäänud alla 50%. Selle asemel tõusis see 70%-ni. Ta rahastas sisuliselt 2 sõda ja finantskriisi krediitkaardiga ning jättis selle siis köögiretile, et milleniumi põlvkond selle ära koristaks. Siis astus president Trump sisse, nagu ta juhiks saadet Õpipoiss. 2017 aastal lisasid tema maksukärped riigivõlale veel $1–2 triljoni. Tol ajal prognoosisid eksperdid, et 10 aasta jooksul läheb 83% kasust kõige jõukamale 1%-le. Ettevõtte tulumaksumäärad langetati püsivalt 35%-lt 21%-le. Samal ajal jäid sinu palgamaksud enam-vähem samaks. Maksukärped ei põhjustanud Ameerika võlaplahvatust üksi, kuid tõsised eelarveprognoosid näitavad, et need moodustavad tõenäoliselt $10 triljoneid, umbes veerandi kuni kolmandiku tänasest võlast võrreldes SKT-ga. Teisisõnu, võlakriisil oli palju põhjuseid, kuid selle kiiret kiirenemist põhjustasid suures osas just need poliitikad. Alates 1980 aastast on riigivõlg SKT suhtes 4-kordistunud ja 2024 aastal maksab selle võla intresside tasumine $881 miljardit rohkem kui kogu kaitse-eelarve. Me kulutame intressidele rohkem kui tegelikule sõjaväele. See oleks nagu maksaksid rohkem krediitkaardi intresside eest kui oma igakuise üüri eest. Põlvkondade pettus seisneb selles, et alates 1980-ndatest on valdav osa kogu riigisiseste kulutuste kasvust läinud eakate seadusjärgsetele hüvitisprogrammidele. Föderaalvalitsus kulutab tavaliselt $6 iga eaka kohta, iga lapsele kulutatud $1 kohta. Üle 65-aastased ameeriklased moodustavad nüüd umbes 17% elanikkonnast. Ometi moodustavad kulutused sotsiaalkindlustusele ja Medicare'ile nüüd suurem osa föderaalsest eelarvest. Rikkad vähendasid oma makse 70%-lt 28%-le. Nad laenasid $20 triljonit milleniumi põlvkonna tuleviku arvelt ja nimetasid seda siis jõukuseks. Siis andsid nad neile arve, mille aastane intress ulatub $881 miljardist triljoni. Aga ära muretse, vähemalt on neil pensionipõlves rahaline kindlustatus, eks? Sest kindlasti ei keeranud nad sind ka seal üle. 5. peatükk, pensionilõks ja pettus. Siin on, kuidas pensionid varem töötasid. Sa tulid tööle, tegid oma tööd ja kui pensionile jäid, saatis tööandja sulle iga kuu tšeki kuni elu lõpuni. Seda nimetati kindlaks määratud hüvitisega pensioniks. Ettevõte võttis riski enda peale, kui nad sind tööle võtsid. Ettevõte haldas investeeringuid ja sina said garanteeritud sissetuleku kogu eluks. See on see, mida babybuumerid said. Kuskil 1990-ndate keskel juhtus midagi maagilist. Ettevõtted avastasid, et nad saavad kogu selle riski lihtsalt sinu peale lükata. Tuli mängu 401. Sina rahastad seda, sina haldad seda, sina kannad kahjud, kui turg kukub ja mingit garantiid pole, et sul pensionile jäädes üldse midagi alles on. Suure depressiooni ajal sündinud põlvkond ehk põlvkond enne beebibuumi põlvkonda said keskmiselt $6000 pensionitulu. X-põlvkond, nemad saavad keskmiselt $2000, mis on vaid kolmandik sellest summast. Ainult 25% X-põlvkonnast saab üldse pensioni, 80% peab täielikult lootma 401k pensionifondidele, mida nad on hädaolukordades tühjendanud. Tõeline röövimine on see, et X-põlvkonnal oleks mugavaks pensionipõlveks vaja $1,1 miljonit, aga neil on tõenäoliselt vaid umbes 700 000. See tähendab $400 000 puudujääki iga inimese kohta. Ja 24% neist on juba oma 401k-st laenanud, et hädaolukordades, võlgade või kasvavate kulude tõttu ellu jääda. Samal ajal on ainult 40% beebibuumeritest üldse piisavalt pensionisääste. Rohkem kui pooltel neist saab raha otsa. Aga asi on selles, et neil polegi sääste vaja. Neil on garanteeritud sotsiaalkindlustus ja Medicare, mida sina rahastad palgamaksudega. Beebibuumerid läksid pensionile garanteeritud pensionitega. Siis asusid nad seda pensionisüsteemi lammutama ja ütlesid sulle, et investeeri targalt oma pensionifondi. Seejärel kukutasid nad turu aastal 2000 ja uuesti 2008. Ja need, kellel oli garanteeritud sissetulek, kaotasid selle kõigi teiste jaoks. Ja nüüd on neil õigus toetustele. 10 000 beebibuumerit 65-aastaseks. Demograafiline ajapomm ja arve, mis kunagi ei lõpe. Iga päev saab 10 000 beebibuumerit 65-aastaseks ja jõuab Medicare ikka. Iga päev. See on nagu täita igal nädalal ülikooli jalgpallistaadion uute pensionäridega, kes vajavad riiklikku tervishoidu. Siin on selle probleem. Sotsiaalkindlustus ja Medicare loodi ajal, kui inimesed elasid lühemat elu. Eeldati, et neil on võib-olla 10–15 aastat pensionipõlve.
tänapäeva beebibuumerid elavad pärast pensionile jäämist 20–30 aastat või rohkem. Nad saavad toetusi 2 korda kauem, kui süsteem oli ette nähtud taluma. Matemaatika on taas apokalüptiline. Ennustatakse, et Medicare'i usaldusfond läheb pankrotti aastaks 2033, mis on vähem kui 10 aasta kaugusel. Maksud katavad vaid 89% kavandatud Medicare'i toetustest. 65-aastane pensionääridest abielupaar peab nüüd arvestama $275 000 oma taskust makstavate tervishoiukulude katteks. Ja see ei hõlma isegi pikaajalist hooldust. Ainult 50% beebibuumeritest suudab endale ise tervishoiuteenuseid lubada. Aga oota, sa mõtled, kas nad ei anna oma vara edasi, et aidata? See suur varade ülekandmineks väidetavalt liigub $68–84 biljonit noorematele põlvkondadele. Tegelikkus on see, et 2024 aastal päris 91 pärijat, $297,8 miljardit. Enamik sellest läks inimestele, kes olid juba jõukad. Keskklassi pärand, tervishoiukulud hävitavad selle täielikult. Jällegi, vaid 40% beebibuumeritest on piisavalt pensionisääste, mis tähendab, et nad kulutavad oma vara lihtsalt selleks, et ellu jääda. Räägime nüüd nendest tervishoiukuludest. 1970 aastal oli USA tervishoiukulude kogusumma $74,1 miljardit. 2024 aastaks oli see tõusnud $5,3 biljonini. Tervishoid moodustab nüüd 18% meie kogu SKP-st. Kulutused ühe inimese kohta kasvasid 1970 aasta $353 aastas umbes $15 500 2024 aastaks, mis on reaalarvestuses 7-kordne kasv. Teie ravikindlustuse maksed on alates 1999 aastast tõusnud 342%. Teie palgad on tõusnud vaid 119%. Maksate palju rohkem kehvema kindlustuskaitse eest, samal ajal kui haiglahinnad on alates 2006 aastast kahekordistunud. Ja siin on poliitiline ummik. Beebibuumerid on suurim valijate rühm. Nemad käivad tegelikult valimas. Sotsiaalkindlustus ja Medicare on poliitiliselt puutumatud. Kongressi eelarveamet tunnistab, et tulud ei kata kulusid. Põhimõtteliselt hääletasid nad endale hüvede poolt, mis olid mõeldud 10–15-aastaseks pensionipõlveks. Nad jätsid süsteemi alarahastatuks, samal ajal kui vähendasid omaenda makse. Ja milleniaalid, nende lapsed ja lapselapsed maksavad selle eest igavesti. Kuhu see sind jätab? 7. peatükk. Miks sa oled rahatu ja jäädki rahatuks? Vaatame siis kahjusid kokku. Tänane miinimumpalk on väärt vaid poole sellest, mis see oli 1968 aastal. Eluasemekulud on sissetulekuga võrreldes 133% kõrgemad. Ülikooliõpe maksab pärast inflatsiooni arvestamist peaaegu 3 korda rohkem kui varem. Pensioniskeemid on kadunud, rikaste maksud on langenud 70%-lt 37%-le. Riigivõlg on üle $38 triljoni ja kasvab endiselt. Rohkem kui pooled ameeriklastest elavad palgapäevast palgapäevani. See on sünge pilt, aga see ei juhtunud juhuslikult. See ei olnud tingitud milleniumi põlvkonna lõputust armastusest avokaadoröstsaja vastu. See oli süsteemne lammutamine, mille viisid ellu beebibuumerid, põlvkond, kes ronis redelist üles ja siis põletas selle enda järel maha. Nad ostsid oma kodud hinnaga, mis oli 3 korda nende sissetulek ja muutsid need maksma 5,6 korda rohkem. Need said hariduse, mis maksis 18% nende sissetulekust ja muutsid selle ülikalliks. Neil olid pensionid garanteeritud, aga nad kaotasid need ära. Nad vähendasid oma makse ja paisutasid võlga. Nad hääletasid piiravate tsoonide poolt ja kindlustasid endale puutumatud õigused. Iga poliitika kasutas neid. Kõik kulud lükati nende õlgadele, kelle nad maha jätavad. Ameerika unelm ei surnud loomulikku surma. Selle tapsid beebibuumerid ja nad hoiavad endiselt mõrvarelva enda käes. 51% kogu Ameerika rikkusest. Mis saab maailmast, mille nad maha jätavad? Saad teada, mis juhtub pärast beebibuumerite põlvkonna surma või klõpsa hoopis sellele videole?